Järgmiseks räägime sellest, kuidas LibreOffice'is on Writeris võimalik luua tabelit ja kuidas siis tabelisse lisada uusi veerge, ridu, kuidas tabelisse andmeid sisestada, kuidas tabelit kustutada ja kõik see, mis siis tabelit puudutab. Nüüd esimese asjana vaatame siis, kuidas on võimalik üldse tabelit dokumenti luua. Ja üks võimalus selle jaoks on selline, et me võtame ülevalt menüü lisamine ja otsime üles sellise käsu valiku nagu tabel, mis järel avatakse siis uue tabeli lisamise aken, kus on võimalus määrata sellele tabelile nimi ja kus siis tuleks ära näidata, kui mitu veergu on minu loodavas tabelis ja kui mitu rida. Nüüd loomulikult võib alati pärastpoole ka neid veerge ja ridu juurde lisada ja vajadusel vähemaks võtta, aga põhimõtteliselt on need alguses kaks peamist valikut, mis järel juba võibki siis klõpsata nupul sobib. Ja näete, et siis vastavalt 2 ja 2 struktuuriga tabel ongi mul loodud.